Mina olen Katriin Nilbe, tegelen jetispordiga aastast 2013 ehk siis juba 13 aastat. Sellel aastal tulin Runabout Ladies GP4 klassis Euroopa meistrivõistlustel hõbemedalile. Jetispordini jõudsin ma täpselt ei mäletagi, kuidas, aga Kasuisa initsiatiivil, et tema juba tegeles võistlemisega, ma käisin seal raja ääres kaasas, vaatasin, tutvusin olukorraga ja sealt ma kuidagi rajale imbusin. Esimest jetivõistluste neid emotsioone ega ma väga ei mäleta, et ma mäletan, et see toimus Anne kanalil, ilm oli üsna külm ja esimene kogemus selles mõttes oli äge, et ei tekkinud mul mingit kartust ja ära ei hirmutanud. Jetispordiga alustasin siis tegelemist nii-öelda skiklassidest, et algselt sõitsin siis püstise jetiga. Siin on mul siis erinevaid poodiumeid, mis olen saavutanud. See oli Horvaatias Euroopa meistrivõistlused. See oli samuti Horvaatias, sõitsin Alpe Adria sarja. Et sõitsin siis Ski Ladies GP1 klassis. Kõige eredam mälestus mul püstise karjääris on Olbia, mis oli 2018. aastal. See oli väga äge. Ma ikka maha tulles olid pisarad silmas ja tundsid, et midagi suurt on ära tehtud. Õnneks püstise karjääris mul ei ole sellist nii-öelda mingit accidenti olnud, kus ma oleks pidanud haiglaravil viibima. Küll aga mul on üks vahva fotomeenutus. Kui ma ei eksi, siis see oli Dubais. Fotograafil on väga äge jäädvustus sellest, et täpselt ei teagi, kuidas see olukord juhtus. Peale püstise karjääri äkki oli aasta 2020, kui ma veel Estikatel Kakumäel sõitsin nii püstist kui ka siis esimest korda Runabout GP4 klassis. Et ma mäletan, et Algo tuli mulle pakkuma, et üks jett on ja et mine ja sõida. Ja ma siis läksin ja võitsin ja sealt kuidagi nii see edasi läks. Täna siis võistlen Runabout GP4 klassis. Nii, siin on siis Runabout GP4 karjäärist pilte. See on siis tänavu aastal Prantsusmaal, kus ma etapi võitsin ja ühtlasi siis tulin ka Euroopa hõbedale. Tänavune hooaeg tekitas minus väga häid emotsioone. Ma kuidagi tunnen, et ma olen võib-olla kohal rohkem kui kunagi varem ja ma olen võib-olla saanud oma fookuse paika. Minu eesmärk jetispordis on ikkagi ju võita maailmameistritiitel, kuna seda veel ei ole. Et tänu jetispordile tegelikult olen ma näinud väga palju maailma, kogenud väga palju erinevaid uusi olukordi. Et tegelikult on ju kogu maailm nii-öelda ratastel läbi rännatud, et ilmselt ma ei tea, kas kui seda sporti poleks, et ma ei usu, et me sellisel kujul seda teinud oleksime. Et minu arust on see juba üks väga lahe osa, mis sellega kaasas käib. Oma püstise karjääri tänusõnad pean ma ütlema kindlasti oma kasuisale ja täna teen ma siis kõike seda koos oma elukaaslase Hardi ja väikse pojaga, et need tulemused kuuluvad sama palju neile kui ka mulle, et kõik need pikad teekonnad ja võistlused ja kõik asjad nad mul kaasas on ja toeks on, et aitäh teile! Kõigile jetisportlastele ma ikkagi tahaksin soovida tublisid edukaid tulemusi ja sihikindlust.